Tere taas! Alustame siis selle Coupe projektiga. Olen siin tegelikult natukene juba teinud. Võtsin vanad juhtmed maha. Nende abil sain ma selle 2.2 mootori juhtmestiku pikkuse paika ajada. Ühesõnaga ma arvutasin natuke tehase juhtmestikku lahti, sättisin juhtmed õige pikkuse peale ja panin kokku tagasi. Siis need juhtmed, mis siin paistavad, need ongi juba 2.2 mootori omad. Siis suurem erinevus on see, et nüüd on siin vaakumiga pidurid. Siin põrandal maas on siis see hüdrauliline pidurisüsteem. See ei ole väga töökindel. Ühesõnaga, kui juba kõik laiali on, oli mõistlik see ära kaotada. Selleks tuli siis silindri osa ära võtta küljest. Siin on vaakum aku võimendi ja see käib läbi roolivõimusüsteemi. Ühesõnaga väga palju torusid ja kohti, kust midagi annab pekki minna. Aga asemena läheb siis tavaline vaakumvõimendi ka süsteem. Peasilinder sobib sama, mis seal ennem oli. Selle ma panin kuskil ära. Siinpool. Selle tõstame siit tagasi. Siis järgmisena ma tahan selle ABS pumba tagasi siia panna. Sain joonise skeemi ka, kuidas need torud olema peaks. Ühesõnaga ma pean uued piduritorud tegema, sest kõik on lihtsalt nagu kirvega läbi löödud. Seespool on ka siin mingeid väga kahtlaseid juhtmeid. Siin on mingi alarmisüsteem, siin on lihtsalt 2 korda rohkem juhtmeid, kui seal autol tavaliselt on. Ühesõnaga siit tuleb pool ilmselt välja arvutada. Siin on tavaline kaitsmekarp, see läheb ilusti sinna üles nurka. Ja siin on siis 2.2 juhtmed, mis ma sisse tein. Siin on kaitsmed asjad, nüüd ma panen ilusti üles kaitsmekarpi. Ja siin on 3 vahepistikut. Nendele ma tegin adapteri. See läheb siis kokku 80 kaitsmekarbiga ja siin on üks kuskil pistik musta värvi, mis läheb kokku siis näidikute plokiga. Siit poolt sain ma kõik juhtmed paika ajada nagu tehases. Siia ma jätsin sinise pistiku, see käib kliimaga kokku. Kollane on vist mingi automaatkasti teema, mitte üheski skeemis seda näidatud ei olnud. Valges oli järeljahutuse signaal. No seda pumpa seal autol nagu nii ei ole. Ja must on Ameerika autodel oli ta mingi kiiruse piirangusüsteem, aga läbi selle pistiku saab siduri pedaali lülitiga launchi teha talle. Ehk siis siia tuleb pärast üks juhe panna. Leian siia sobiva vastus pistiku, siis on kõige viisakam. Nii, siis aju sain ilusti siia poole sättida. Nagu originaalis. Aju juures on tal ka see parosensori pistik, selle ma panen ka kuhugi siia. Ehk siis see osa on paigas. Siin on vana puhurikast, enam tagasi ei lähe, siia tuleb kliimaga variant, elektroonilise displeiga. Aga hetkel ma jätkan siis selle peasilindri paigaldusega. Panin siis peasilindri paika, sain apsi ka paika panna. Edasin kõik uued torud siin apsi ja peapumba vahele ja siis mõlemale poole, paremale vasakule ka. Need siis hetkel jätsin siit nagu vooliku juurest pooleli, eks siit tuleb muidugi pidurid üle vaadata. Et siis on vähemalt kapoti alt tehtud. Ja nüüd on siis aeg sealmaal, et põhimõtteliselt võiks hakata ka mootorit paigaldama. Panin siis oorata külge. Siduriketta panin ka juba koos selle paigaldusvõlliga otsa. Siin on sidurikorv, see on tavaline saksi oma. Ketas on taastatud pidurmeistri katetega. Ja muidu on ka saksi oma on. Siis korvile panen uued poldid veel, siin igaühel on tilk sinist keervaliimi. Krutin selle ka paika, need andurid võtsin siit küljest praegu ära. Igaks juhuks tõstes äkki mida iganes või kuhugi taha kinni jääda. Lihtsam on need 2 polti pärast uuesti kinni keerata. Aga keeran nüüd korvi paika ja siis asun tõstma.
pärast veidikest pusimist sain selle mootori peale. See mootor tahab jubedalt siia kõrvaliste poole kogu aeg kaldu olla. Et seda andis nagu tasakaalu panna tükk aega. Aga jah, peal ta nüüd on. Padjad panin ka. Nüüd edasi peaks vaatama, kuhu need juhtmed kõik pistikutesse lähevad. Et saab need ilusti paika panna. Siis tuleks siit poolt roolivõimu pump ja kenekas ka panna. Ja edasi peakski juba salongi poolt selle ahju tagasi panema, et saaks jahutusvedeliku torud ka paika. Vahepeal olen siis edasi nokitsenud. Mõned jupid veel külge saanud. Siit poolt alates siis klaasipesupaak, roolivõimupaak, paagi tuulutus. Siit kõik torud, süsteemid. Siia tuleb kiirliide. See on hetkel veel puudu. Siis ilusti sain selle toru siia paagi alla ära peita. See läheb siit alt, see roheline toru seal. Nii, mis ma veel ära tegin? Panin mõned juhtmed paika. Siis ma avastasin, et siin on 3 süütepooli pistikut ja 4 on siin. 4 on juhe natuke liiga lühike, ma pean seda pikendama. Need kõik 4 peaks siin olema, siis nad ulatavad kokku nendega. Edasi siit poolt sai downpipe ära tehtud sobivaks. Siin oli üks jupp kaasas ka, aga see oli tehtud auto järgi, millel ei olnud paremat kastikeppa. Eks see tuli kõik siis põhimõtteliselt siit maalt alates uuesti teha, lahti lõigata ja vähemalt sai selle ka paika. Alt kati ja värgid ka. Võrreldes eelmise korraga on siin ka roolivõimu pump nüüd. Lisaks kenekas. Juhtmed vaatasin ulatavad ka. See roolivõimu toru mulle meeldib ka, see on siuke jahutava efektiga. Nii, ja kõige suurem erinevus on see, et autol on ka radika sees. Selles mõttes kindlasti võrreldes originaaliga on siin kohe erinevus sees. Et originaalis 2.2 on siis radikas siin kõrval. Nii-öelda keset sittumist. Iseenesest see lahendus ei ole halb, aga see töötab ainult siis, kui tal on õige kollektor, ehk siis gaasiklapp peab siin taga otsas olema. Boosti torud käivad kõik ümberringi mootori. Siis on radikas siin otse. Kõik plastikud õhku suunavad ja sellisel juhul see radiaator töötab. Kui me oleks siia nüüd pannud selle 2-3 radika kuidagi risti, plastikut poleks ammugi mahtunud, oleks tulemuseks olnud see, et ainult sundvent kogu aeg. Õhuvool oleks pigem auto alla läinud, radikast oleks sealt minimaalselt läbi käinud. Seega tundus ainuõige mõte ikkagi radikas ette panna. Selle jaoks tuli siis need kronsad siia teha. Kui muidu on radikas selle tala peal, siis tuli ta tuua talast eemale. Saime täpselt nii palju tuua, et tuli täpselt selle talaga eest tasa. Ruumi jäi ka piisavalt. Siit mahub isegi sõrmed mahuvad ülevalt vahele ja alt mahub käelaba sinna ventvoli ratta vahele ka, et lisaks seda mootori puksi sai ka pikendatud, et siit on näha, et mootor läks nii palju ka tahapoole. Et jah, lisaks sellele, et radikas ette lükkasin ka mootorit tahapoole. Aga see puksipesa on tehtud nüüd täpselt puksi mõõdu järgi, ehk see mootor ei saa siin mitte kuidagi liikuda üles alla. Sest muidu vastasel juhul tuleks see mootor läbi radika. Nii. Aga edasi ma hakkangi siin kuuleri kinnitusi nuputama. Aga esialgu ma arvan, et selleks korraks on vast kõik. Üht-teist on näidatud ja võrreldes algusega see enam nii lootusetu juhtum ei tundu. Et mingist otsast meenutab see asi juba ka autolaadset toodet.